Tahtsin alustada täna hoopis, see ei olnud mul esialgu plaanis, aga ma alustan ühe kirjakohaga. See on siin läbi käinud. See on Johannese 14:27 ja ma võtan laiendatud, klassikaline laiendatud tõlge. See ütleb niimoodi. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan ja pärandan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Ärge ehmuge ega minge araks, ärge laske endil olla rahutu ja hirmunud. Ärge tundke hirmu, argpükslikkust ega ebakindlust. Ma täna mõtlesin siin, ma tulin siin ülistusse, et ma ei tea, kas tänases sõnumis on midagi, mida kurat ei taha, et ma välja tooksin vist tema ühest mingisugusest, kes ta on, et ta üritab takistada. Või siis on järgnevad meelevalla teemad, mis tulevad, et ta üritab takistada. Aga tegelikult tema plaan ei lähe läbi, eks ju. Aga mis ma tahtsin öelda, on hoopis ka see, et te olete kuulnud sõna. Te olete kuulnud väga olulist teemat senimaani ja nii nagu enne tuli välja, meil on vastutus selle eest. Mitte ainult vastutus, aga see pannakse proovile. Ma olen tegelikult üsna kindel, et kurat tuleb, et seda sõna ära röövida. See on üks asi. Teiseks ta tuleb ja paneb teste ja katsumusi. Mis puust te olete? Kas te olete võtnud selle sõna ja oskate seda rakendada? See ei ole mitte sellepärast, et mingit hirmu külvata absoluutselt, sest meil on meelevald tema üle. Meil on täielik meelevald. Ja kui ma siin enne olin, siis ma kogesin niisugust nagu reaalselt niisugust püha viha. Ja ma mõtlesin, et see on see, kuidas meil on vaja astuda, kui ta tuleb mingi mõttega, kui ta tuleb mingi soovitusega, siis sa lööd jalaga vastu maad ja ütled, kurat, sa oled roninud vale eesli selga. Mäletate seda eesli näidet? Ma löön su maha enda seljast. Ma ei luba sul tulla enda ellu lollitama ega midagi korda saatma, sest mul on meelevald. Ja me peame olema agressiivsed ja väga otsustavad selles, et ma ei luba, kurat, sul enda ellu tulla. Ükskõik mis moel, mis näol. Ta proovib ühte teed, ta proovib teist teed. Ja eriti, kui me kasvame Jumala sõnas. Eriti, kui me tahame liikuda Jumala sõnas sügavamale ja kaugemale. Ta tuleb, hakkab katsuma seda ja Piibel ütleb, olge valmis. Olge valmis, et ta ei võtaks seda sõna ja et ta ei tuleks salakavalalt ega ründaks. Me peame olema valmis. Ja see ei ole mitte hirmuks, vaid see, et me oleks valmis, sest meil on meelevald. Ja täna ma tahangi tuua ühe väga võrratu näite. Ja siis kõik näevad, kes ta tegelikult on. Milline ta tegelikult on. See tuleb natukene hiljem. Meie eesmärk peaks olema meelte uuendamine, on nii. Mõnikord on meie eesmärk see, et ma tahan terveks saada. Mul on eesmärk saada terveks. Mul on eesmärk saada jõukaks. Mul on eesmärk. Aga kus mu fookus peaks olema, on see, et ma uuendan enda meeli. Kui mul on vaja tervist, siis tervenemise vallas. Ma toidan ennast Jumala sõnaga selles vallas, aga ma tahan, et mu meeled saaksid uuendatud. Kui ma tahan jõukaks saada, kui mul on mingi finantsedu vaja, siis ma uuendan oma meeli selles valdkonnas. Kui mul on probleeme enese hinnanguga, siis kus vallas ma siis uuendan enda meeli, see on see, et kes ma olen Kristuses. Ja nii ma saan terve oma elu õnnistatud tegelikult. See mõjutab kõiki eluvaldkondi. Sest siis ma ei fokuseeri ainult sellele, et kas ma nüüd olen terve, vaid tegelikult ma fokuseerin sellele, et mu meeled saaksid uuendatud ja ma mõtleksin õigesti. Ja kui ma mõtlen õigesti, siis on uks kuradile suletud.
ja tal ei ole mitte mingit meelevalda minu ellu siis, sest Jumala sõna ei võimalda talle ligipääsu. See ei võimalda. Efesuse 4:27 ütleb, ärge andke maad kuradile. Ärge andke maad. Ta tahab juurdepääsu me elule meie mõtete kaudu. Ta tahab saada kohta meie mõtte ellu. See ongi see, miks ta tahab meile panna igasuguseid tobedaid soovitusi pähe. Väga erinevaid. Et ta saaks juurdepääsu igale meie elu valdkonnale. Ta ei tule ainult ühte, mis ta tahab, ta ei tule nagu soovitama midagi sulle sinu tervise kohta ainult. Ta saab terve elu siis. Igasse eluvaldkonda ta saab juurdepääsu, kui me anname selle mõttes oma mõttemaailmas talle sissepääsu. Aga me oleme lahti ostetud käsus needusest ja me ei ole needuse all. Ja seepärast Paulus kirjutas, et ärge andke maad kuradile, ärge andke. Me peame hoidma oma positsiooni. Kurat ei saa meile mitte midagi teha, millal iganes ta tahab, sest kui ta seda saaks, ta ei peaks meid ära petma, ta ei peaks ähvardama enne meid. Tal ei ole voli. Meil on meelevald tema üle. Ta teab seda, et ta ei saa ise tulla. See ongi see, miks ta tahab meid ära petta, et me võtaksime vastu tema mõtted. Ta teab, et ta ei saa meie ellu tungida ilma meie nõusolekuta. Ja kuidas me talle maad anname, on see, et me mõtleme valesti, me võtame selle soovituse vastu. Sel ajal, kui me kukume näiteks läbi meelte uuendamisel. Eks me kõik oleme teinud vigu või ei ole nagu võib-olla õnnestunud kohe. Aga me püüame edasi, tõuseme ülesse siis ja lähme uuesti. Ja kui on meelevald anda talle maad, siis meil on ka meelevald see tagasi võtta. Ja kuidas me võtame tagasi, on see, et me paneme Jumala sõna enda sisse. Et me ei hakka ükshaaval neid mõtteid välja noppima, sest mida rohkem me torgime midagi, neid valesid mõtteid, seda rohkem need paljunevad me peas. Sest me saame ka teadlikuks valedest mõtetest. Et me pigem paneme Jumala sõna, neid õigeid mõtteid endasse. Sest ma täna mõtlesin sellist asja, et kui öeldakse, et õige mõtlemine, Jumala sõna uhub välja vale mõtlemise, ta uhub välja. See on see, et ma panen õiged sõnad ja Jumala sõna enda sisse. Ma täna mõtlesin sellele, et inimesel on elus, ma räägin enda kogemusest, on perioode, kus ta tahab rohkem süüa ja on perioode, kus ta tahab vähem süüa. See on meie füüsiline ihu, eks ju. Mõnikord praegult on talv, külm, et ma tahaks kogu aeg süüa. Ja siis ma mõtlesin, et meil on see mõte, et vaimselt, loe 1 peatükk päevas. Ma mõtlesin, et see ei ole üldse õige. Vaimne inimene tahab samuti, kui tal on eriti mingi vastuseis. Tema dieet peaks olema see, et ma nüüd söön rohkem. Ma tarbin veel rohkem Jumala sõna. Et praegult on, et kui on üks, nagu igal ajal tuleks süüa Jumala sõna, toituda, aga eriti siis, kui on mingid rünnakud või kui on niisugune, tunned vastuseisu või see, et on vaja meeli uuendada, on vaja mingis valdkonnas Jumala sõna rohkem endasse panna, et valed mõtted, valed hoiakud välja uhtuda. Järelikult peab veel rohkem seda Jumala sõna enda sisse panema. Ma tahangi rääkida nüüd sellest ühest unenäost, mis pastor Nancy Dufresne, temal oli see, ta tahtis rääkida ja ta jagas ühest ja see on minu arust nii mõnus kirjeldus sellest, milline me vaenlane tegelikult on. Aga enne ta rääkis ka, et kust me teame, et see uni on üleüldse Jumalalt. Et siin on kolm punkti, mis peaksid olema täidetud. Esiteks on see, et ärgates on Jumala võidmine, sest Jumala kohalolu oli. Et sa koged Jumala võidmist. Teine asi on see, et ükskõik, milles see unenägu oli. Mõnikord võib see olla ka hoiatuseks, et Jumal hoiatab midagi selle unenäo läbi, aga sellega ei kaasne mitte kunagi hirmu.
Ja kolmandaks, sa tead selle tähendust. Kui sa lähed kelleltki küsima, et tead, ma nägin seda und, mis see võiks tähendada, siis jäta see kõrvale. Et siis Jumal ei näidanud sulle seda. Aga need 3 asja on siis täidetud, et Jumala kohalolu, sa tead tähendust ja puudub hirm. Olenemata sellest, milles see uni siis oli. Ja ta rääkis oma unenäost, kus ta lebas rohelisel aasal. Ta oli pikali selles unenäos ja miski sundis pead keerama teda küljele. Ta ei kuulnud midagi, aga tal oli vajadus keerata pead ja sel hetkel, kui ta keeras, siis ta ütles, et üks massiivne, tohutu, suur, umbes 30, 40, 45 senti suur maopea oli tal siin näo juures. Ja tal oli tunne, et see kohe kargab talle näkku, sest ta oli söösta valmis. Aga ta ei karanud näkku. Teate, kuhu ta kargas või? Pähe. Ja see näitab seda, et kurat tahab juurde pääsu meie mõtteellu, et saaks teoks teha oma tahte, oma soovid. Miks ta tahab neid teha? Milleks ta tuleb? Hävitama, tapma, röövima, hukkama. See on see, mida ta tahab teha, et ta ründab meie mõttemaailma. Et ta ei olnud niisugune tavaline madu, pisikene, vaid tõesti ta oli massiivne. Ta tundus nii suur, nii ähvardav seal unenäos. Aga tolles unenäos Nancy tõusis oma kehast kõrgemale, nagu kehast välja ja ta nägi tervikpilti. Ja teate, mis siis avanes talle? Ta nägi seda, et see hetk, kui ta see maopea oli tema juures, see terviklik, see tohutu, mis ta tundus, et ta on, ta ütles, et see polnud pead, ei olnud isegi mitte keha küljes. See oli brutaalselt, see oli võikalt, see oli ära retsitud ja ära rebitud selle pea küljes. See on see, mida Jeesus tegi. Ta röövis kõik võimu kuradilt. Seda tegi ta avaliku pilke aluseks, tal ei ole mitte mingit meelevalda, mitte mingit väge. Tal tegelikult ei ole enam. Ja see, nagu ta kirjeldas seda unenäos, et see ei olnud selline, et see oleks nagu puhtalt lõigatud, et pea ja siis keha, et ilus lõige. Ei olnud, see oli võigas. See oli lihtsalt rebitud, ta oli niimoodi ära katki tehtud. Ja siis ma mõtlesin, kurat vist ei taha, et keegi kuuleks seda, kes ta tegelikult on, sest mida tema tahab? Ta tahab jätta muljet, et ta on võimas, et ta on terviklik, sest kui ta seda pead nägi, ta ei näinud keha. Ta ei näinud, et see on ära rebitud. Ta nägi seda, ja mida nagu kurat tahtiski näidata, et temas on võim, temas on vägi. Tegelikult ei olnud. Tegelikult oli see kõik ära rebitud, sest ta on lüüa saanud ja võidetud vaenlane. Aga ta tahab, et sa mõtleksid, et temas on see vägi. Ta tahab, et sa mõtleksid valesti. Aga Jeesus rebis ära kuradi väe ja võimu, nii et tal ei ole mitte mingit meelevalda. Ta ei ole tohutu, ta on hävitatud, ta on purustatud, ta on lüüa saanud ja ainuke, mida ta teha saab, on see, et ta tuleb selle mõttesoovitusega. Ja nagu Nancy ütleb, et tegelikult nagu Jumal andis talle selle nagu ilmutus, et see on kõigest mõte. Seisa vastu mõttele. Tal ei ole väge su vastu, see on kõigest mõte, millele meie vastu seisame. Ja meil on tema üle täielik meelevald juba praegu. Juba praegu on Jeesus andnud meile selle meelevalla. Kui me teame sõna ja oma meelevalda, siis me ei lase mitte mingil olukorral ennast heidutada. Isegi mitte sellisel olukorral, mis tundub suur ja mis tundub võimas, mis tundub, ma rõhutangi sõna tundub. Me ei lase sellel mõjutada, sest me teame, mida sõna ütleb. Ja me teame, et meil on meelevald. Aga see ongi see, et kas ma tean seda oma mõistuses ainult või ma olen mediteerinud sõna üle ja see on jõudnud mu südamesse. Kas see reaalselt on jõudnud minu südamesse see, kes ma olen Kristuses, kes ma tegelikult olen Kristuses? Mida ma oman ja mida ma suudan teha?
ma võin seda mõistusest teada, ma võin väga palju teada. Meil on vaja olla järjekindlad ja püsivad sõnas. Ja see eeldab ka seda, et ma küll loen sõna, mis on hea, aga ma pean midagi enamat tegema. Sõna tuleb mediteerida, see on see, kuidas ma teen isiklikuks ja teine asi ma tunnistan, nii nagu just enne pastor ütles, et sõnad, see oli sama asi, mis minu sees üleeile üles kerkis, on sõnad, mida me räägime enda elu üle, enda vaimu üle ja enda elu üle. Kontrollima sõnu. Me räägiksime Jumala sõnu, sest sõna on see, mis eraldab meid tegelikult valest mõtlemisest. See sõna eraldab meid depressioonist, see sõna, Jumala sõna eraldab meid hirmust. Ta eraldab meid ärevusest, ta eraldab meid enneaegsest surmast, haigustest, sümptomitest. See on Jumala sõna, mis meid eraldab kõigest, mis meid rõhub, mis meid vaevab, mis meid koormab. See on sõna, mis meid eraldab, aga meil on vaja olla järjekindlad, lugeda järjekindlalt, mediteerida sõna üle. Sõna on kui ravim meie kehale, meie meelele, aga milline sõna on ravimiks meile? See, mis on meie sisse juurdunud, see, mis on meie sisse rajatud läbi mediteerimise, see on see, mis on ravimiks. Kui arst kirjutab ravimit, siis mõnda ravimit tuleb võtta 3 korda päevas. Sõna on samamoodi ravim meile. Ja ma võtan seda järjepidevalt, ei piisa ühest mediteerimisest, et ma mediteerisin 1 kord ära, aitab valmis. Või et ma lugesin 1 korra selle kirjakoha ära. Ei ole, see on järjepidev, nii nagu ma tõesti võtan ravimit, kui mul on mingi kriisiolukord, mul on vaja tervist, mul on vaja finantsabi, mul on see, et mul on madal seisus, mul on enesehinnang 0, ma hakkan lugema tõesti 3 korda päevas, ma võtan seda kui ravimit endasse. Hommik, lõuna, õhtu, ma mediteerin, et seda enda vaimu sisse juurutada, enda südamesse saada. Ja see ongi see, et kui ma olen järjekindlalt ja annan kogu tähelepanu sõnale, siis hakkab see toimetama minu elus, sest see, millel on mu fookus, see hakkab liikuma mu elus. See, millel on mu tähelepanu, see hakkab liikuma mu elus, see hakkab toimetama mu elus. Kui ma annan kogu tähelepanu sõnale, siis see hakkab mind muutma. Kui ma panen tähelepanu murele, siis see hakkab mind koormama. Kui ma fokuseerin hirmule, siis see hakkab mind muserdama, õõnestama. Kui ma panen tähelepanu Jumala sõnale, siis see hakkab mind aitama. Siis, kui ma panen kogu tähelepanu sinna, ta hakkab muutma mu elu. Ja see on viis ehk fokuseerida ja panna kogu tähelepanu Jumala sõnale, seda endasse kallata, toituda sellest, tõesti lugeda, teha see endale nagu nii oluliseks. Sest kui ma seda teen, siis see on viis, kuidas ma saan tähelepanu eemal oma sümptomitest ja olukordadest. Siis ma saan, kui ma panen täis tähelepanu sõnale. Ja see eraldab mind ka sõltuvustest, halbadest harjumustest, haigustest. Kui Jumal meile annab mingisuguse valguse või ilmutuse, siis me peame selles ka käima, see on meie vastutus, see on täpselt see, meil on vastutus selle ees, mida Jumal on meile ilmutanud. Tegelikult on see nii tõsine. Meil on see vastutus ja kuidas me seda teeme, me paneme praktikasse. Ma just lugesin palveraamatut palvest, kus Nancy Dufresne on autor ja seal ta tõi välja selle, et nii nagu füüsiline ainult söömine ilma võimlemiseta või liigutamiseta on ebatervislik, nii on tegelikult ebatervislik, kui ma ainult endasse sõna panen ja seda praktikasse ei pane. See on vaimsele inimesele ebatervislik. Seega ma pean selle praktikasse panema, sest kui ma panen praktikasse, siis mu vaimne inimene areneb ja saab tugevaks. See on see, kuidas ma kasvan. Kõik, mida taevas naudib, see on tegelikult meile kättesaadav siin maa peal. Kui me seda
kui me oma meeli uuendame ja rakendame seda. Me peame teadma, mis meile kuulub. Mõnikord see jääb, ma arvan, see jääb hästi palju mõttetasandile. Ma tean küll, mida Piibel ütleb. Aga tegelikult sellest teadmisest on vähe kasu, kui seda ei panda praktikasse ja kui see ei ole saanud osaks meie vaimust. Siin on üks huvitav näite Charles Spurgeon, ütlesin õigesti, üks Inglismaalt 1800. Ei olnud või? Oli ikka, 1800 kuskil, seal ta elas, üks teenistuja, jumalamees, pastor. Ja ta rääkis loo ühest naisest. Ja ta külastas selle naise kodu, mis oli hästi primitiivne, see olid nagu ainult olulised asjad. Ja ta nägi ühte paberit, võib-olla teate seda lugu. Ta nägi selle ühte paberit ja ta natukene uuris seda ja siis see naine selle loo rääkiski temale. Et see naine oli ühel rikkal mehel nagu abiliseks või töötajaks. Tal oli umbes 30-40 aastat. Sellel mehel ei olnud lähedasi sugulasi, ei olnud lapsi, ma sain aru, et ka naisel mitte. Ja see mees oli talle justkui isa eest, oli nagu perekond temale. Ja ta väga austas seda meesterahvast. Ja kui ta nii vanaks sai see mees, et ta ära suri, siis ta kinkis ühe allkirjastatud paberilehe sellele naisele. Ja naine väga hindas seda lehte. Ta raamis selle ära ja pani endale, ma ei tea, kuskile kapi peale. Aga ta ei osanud lugeda. Ta ei teadnud, mis sinna kirjas oli. Aga kui see pastor nägi seda lehte, ta ütles, oota korraks, ma käin ära selle lehega. Ta käis ära ja uuris, ütles, et kuule, tule kaasa. Nad käisid pangas ja kinnitati, et tegelikult kogu see vara, mis kuulus sellele mehele, sai pärandatud tollele naisele. Ta ei teadnud seda. Tema lihtsalt vaatas ja austas seda lehte, sest ta väga austas oma seda tööandjat. Aga sama on meiega. Me võime võtta selle piibli, ma võin öelda, et näed, ägedad kaaned on ümber ja ma võin austada seda sõna, ma imetlen seda. Aga kui ma ei pane seda praktikasse, siis imetlusest ei piisa ainult. Ma pean süvenema sellesse, et seda enda omaks teha. Nii nagu kui see naine oleks teadnud, mis temale kuulub, oleks ta saanud selle välja nõuda ja oleks saanud kasu sellest. Nii nagu meil, ma võin imetleda, ma austan seda, jaa, ma pean Jumala sõna austama, aga kuidas on parim viis seda austada? On see, et ma teen selle enda omaks ja panen praktikasse. Niimoodi ma seda austan. Ja siin selles Jumala sõnas on tegelikult kirjas, kes ma olen Kristuses. Mida ma tegelikult suudan, mis on Kristuses minu võimed, mida ma oman. Ma saan selle siit teada, ma teen selle enda omaks ja elan seda välja. See tähendab, tegelikult on see ju meile antud Jumala sõna leping, kus ma võiksin seda teha ja teada, mis mulle kuulub. See on sama vastutus, nii nagu tegelikult sellel naisel, mida ta kõike oleks võinud saanud, kui ta oleks vaid teadnud. Aga see, et ta austas oma tööandjat, ei teinud teda teadlikuks. See, et ma loen lihtsalt mõistuse tasandil või ma armastan Jumalat, ei tee teadlikuks mind temast, kes tema on ja kes mina olen Kristuses. Me vajame oma ellu Jumala sõna, aga me peame panustama oma aega ja energiat sellesse. Me peame mediteerima seda üle ja rakendama seda enda elus. Ehk siis justkui tegema sõnast osa eneses või enda osa. Ja mitte lihtsalt mäletama seda sõna, vaid seda mediteerima ja enda kohta rääkima. Meie pärandiks
on hirmuvaba tulevik. Me peame ära tundma, kui hirm tahab meisse tulla ja vastu sellele seisma. Sest Jumal ja Jumala armastus on hirmu välja ajanud, aga meil on meelevald. Meil on meelevald vastu seista igasugusele hirmule ja me peame kontrollima enda mõtteid. Hoidma neid piirides, mis on need piirid, mille sees me peame oma mõtteid hoidma, see on Jumala sõna. Siis me oleme turvaliselt, kui me hoiame oma mõtted Jumala sõna piirides. Kusjuures siin on üks hea mõte. See tuleb. Mõtlesin, et peaasi mööda ei lähe, mis minu jaoks oli päris huvitav. Vaataks apostlite tegudesse. Aga kuidas me saame võtta Jumala mõtted? Me peame olema koos Jumalaga. Me peame veetma aega tema sõnas, et teada tema mõtteid, enne kui me need saame vastu võtta ja enda omaks teha. Ma ei ole siia välja kirjutanud, aga apostlite teod ja see on 19. Ja apostlite teod 19.20. 19.20. Võib-olla ta on võtnud, siin on nii võimsasti kasvas issanda sõna ja avaldas oma väge. Ehk sõna hakkas domineerima ja valitsema. Kui me toitume Jumala sõnast ja laseme seda enda sisse, siis hakkab sõna valitsema meie eludes. Ta toob meid tagasi valest suunast, kui me oleme kuskil ära triivinud. Samamoodi sõna, mis me enda sisse paneme, peseb välja valed asjad, mis ei peaks olema meie sees. Kõik valed asjad. See hakkab valitsema halbade harjumuste üle, sõltuvuste üle. Aga meil on vaja panna seda Jumala sõna enda sisse. Johannese 15. Johannese 15, salmid 3 ja 4 ütleb, teie olete juba puhtad. Te olete juba puhtad selle sõna pärast, mis mina teile olen rääkinud. Te olete puhtad selle sõna pärast, mis mina teile olen rääkinud. Jääge minusse ja mina jään teisse, nagu oks ei või vilja kanda iseenesest, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minusse. Kui sa loed sõna, siis see on Jumal rääkimas sinuga. Kui sa kuuled sõna jutlustamist võitmise all, siis see on Jumal rääkimas sinuga. Me vaatame inimestest üle, see on Jumal rääkimas sinuga ja sellesse tuleb ka nii suhtuda. Ja tuleb ka Jumala sõna nii kohelda, et see on Jumal rääkimas minuga. Jumal räägib ja meie peame kuulama. Ja me oleme puhtad selle sõna pärast, selle sõna tõttu, mida me oleme kuulnud. Jumala sõna puhastab ära mõtlemise, vale mõtlemise. Ta puhastab ära sellise mure, hirmu, kahtluse, solvumise. See puhastab meid. Me laseme selle enda sisse. Salm 3, ta ütles, te olete juba puhtad selle sõna pärast. See on Jumala vastutus. Aga salm 4, ta ütleb, jääge minusse ja mina jään teisse. See on meie asi püsida tema sõnas. See on meie ülesanne. Me peame jääma temasse, mitte lihtsalt külastama teda korra või 2. Me peame elama temas,
püsima temas, püsima Jumala armastuses, püsima tema sõnas, püsima temas, püsima, elama seal. Mediteerimine, sõna üle mediteerimine on vaimuprotsess. Aga meelde jätmine aitab mediteerida, aga meelde jätmine ise on hingeline protsess. Ma teen seda oma mõistuses. See, et me mingit kirja kohta mäletame või me oskame seda või suudame meenutada, kas te teate, et see ei tähenda ilmtingimata, et see on meil vaimus, et see on meie vaimus. Kui me suudame meenutada või mäletame mingit kirja kohta, kuidas ta saab meie vaimu? Kuidas ta saab juurutatud meie vaimu sisse? Mediteerime. Mediteerides, mitte lihtsalt, et ma mäletan. Ma tõin selle näite toona, et ma võin teada oma mõistuses, et Jeesus on kandnud minu haigused. Aga kui ma ei ole mediteerinud selle üle, siis see on siia jäänud teadmine, ma tean. Aga kui ma mediteerin selle sõna üle, siis ma juurutan seda oma vaimu ja see saab minu jaoks reaalseks. See on nüüd minu vaimuprotsess, mediteerimine. Ja elades sõnas, ehk siis ma püsin selles sõnas, ma elan sõnas, siis see on see viis, kuidas sõna puhastab ja eraldab meid kõigest, mis ei peaks meis olema. Elades sõnas, see tähendab, ma pean viibima palju selles sõnas ja panema sõna endasse, mediteerima ja mõtisklema. Ehk siis tegema tegelikult koostööd Jumala sõnaga. Et kui mulle tuleb rünnak, siis mis on minu sisse pandud? On Jumala sõna ja see tuleb siit välja. Ma vastan Jumala sõnaga. Ükskõik, mis see rünnak on, ma vastan. On see haigus, on see mingisugune finantsalal, on see ärevus, on see hirm, mis iganes see on. Ma võtan meelevalla, vastan Jumala sõnaga, sest meil on see meelevald. Ma teen Jumala sõnaga koostöös siis, kui ükskõik, mis mu tunne on. Võib-olla ei tunne seda, et ma tahaksin vastata, aga kui ma jätan kõrvale selle, mis ma tunnen. Ma jätan kõrvale selle, mis kurat mulle soovitab ja ma ütlen, ei, Jumala sõna ütleb seda, sest see on autoriteet. See on ainuke autoriteet. Ükskõik, mis mu keha ütleb, ükskõik, mis olukord ütleb. Ja kui me anname sõnale suurema koha oma elus, siis see omab ka suuremat mõju. Ja kui me oleme Jumala sõnas, viibime Jumala sõnas, siis tegelikult sellega me anname ka loa Jumalale tegutseda enda elus. See on kutse, Jumal, tule ja tegutse. Kui ma viibin ja loen ja mediteerin Jumala sõna üle. Ma annan talle loa tulla ja tegutseda. Kui ma valan selle sõna endasse, siis see puhastab mind ja peseb mind puhtaks. Kuidas ma tean, et mu meel vajab veel uuendamist? Kuidas ma tean seda? Et see valdkond, mis tekitab minus muret, kui ma mõtlen näiteks, mul on mingis valdkonnas mure või ma maadlen mingis valdkonnas, siis see näitab, et see on see valdkond, kus ma pean oma meeli veel uuendama. Edasi ja edasi. Inimesed, kes ei mõista meelte uuendamise vajalikkust või nad ei uuenda enda meeli või nad tegelikult ka ei tea, kus maal nad ise selles protsessis on, nende vaimne kasv on pidurdunud. Nende küpsemisprotsess on pidurdunud. Nad ei kasva nii, nagu nad peaksid kasvama. See näitabki, kui oluline on tegelikult aru saada, mis on meelte uuendamine, et ma tegeleksin sellega iga päev. Iga päev panen Jumala sõna endasse, ma mediteerin. Kui mul on mingi valdkond, on see muretsemine või on see tervis
siis ma toitun nendest kirjakohtadest. Ma mediteerin nende üle. Ma otsin välja tervendamiskirjakohad, kus Jumal räägib, et tervis kuulub mulle ja ma mediteerin ja mõtisklen nende üle. Ma tunnistan neid oma elu üle välja korduvalt ja korduvalt või on see muretsemise teema. Ja kui me seda teeme, siis me kasvame vaimselt, me paneme praktikasse. Kurat kardab inimest, kes on juhitud vaimust. Miks? Sest meie vaimus on midagi, mis seal on? Usk on seal ja kurat ei saa nüpeldada usku. Ta ei saa. Kui me oleme tugevad oma vaimus, seal on meil usk ja Jumala usk. Mida teeb Jumala usk? Jumala laadi usk. See võidab iga kord, alati võidab. Kurat tahab, et me püsiksime sellel hinge tasandil. Me kogu aeg tšekkaks, mis meil kehas toimub, mis meil mõtetes toimub, et ma hakkaksin, ta soovitas midagi ja siis ma hakkan mõnikord, ta soovitab midagi päris märkamatult ja sa võtad vastu selle. Siis pane üks hetk, stopp, uks kinni. Ma olen kogenud, võtad vastu ja mõtled, see küll õige asi polnud. Ajad välja tagasi. Ütled, aitab. Mõnikord ongi niimoodi, et tuleb väga resoluutselt öelda, aitab. Võtad meelevalla, ajad välja tagasi kuradi, kui ta on üritanud sisse saada. Aga ta tahab hoida hinge tasandil just selle eesmärgiga, et sa ei oleks seal, kus on sinu usk. Sest siis ta saab sulle 1-0 teha, kui sa hoiad mõtte tasandil ennast. Aga Jeesus on andnud meile võidu, täieliku võidu ja täiusliku võidu. Ja kui me püsime vaimu tasandil, siis me võidame kuradi iga kord. Tal ei ole šanssi. Tal ei ole meelevalda tulla me ellu. Ja mis on parim viis ja kiirem viis hoida ennast vaimu tasandil? Kuidas ma väljendan enda usku lisaks sellele, et ma räägin? Teate, et Jumala sõna välja rääkimine on usu väljendamine. See, et ma tegelikult ka teen, see on tegu. Usk ilma tegudeta on surnud. Mis ma teen? See on esimene tegu, ma räägin välja Jumala sõna. See on juba tegu. Ma teen midagi, ma räägin välja Jumala sõna. Aga kui kurat pommitab su mõtteid, mis on kiireim viis, on Jumala kiitmine. Jumala ülistamine. See on asi, kus sa fokuseerid Jumalale ja eemale sellest, mis sind häirib, mis sind pommitab, mis sind ründab. See on Jumala kiitmine. See hoiab sind usus, see hoiab sind vaimu tasandil. Ükskõik, mis ümber toimib, see aitab mõtteid vaigistada ja meelt vaigistada. On Jumala kiitmine. Ja kiitmine on usutegu. Sa kiidad usu kaudu. Ja see aitab sind hoida vaimu tasandil ja usu tasandil. Ja just siis, kui kurat tuleb mõnikord niisugused rünnakutega, aga sel hetkel ei ole sul tavaliselt tunnet, et sa tahad minna kiitma. Kui sa koged suurt hirmu, sa koged ängi või sa oled solvunud, sa oled võtnud vastu mingi mõtte, pahandumise mõtte, mingisuguse uhkuse mõtte, niisuguse tunned, et kuidagi su tundeid on riivatud. Sa oled võtnud vale mõtte vastu sel hetkel. Tegelikult tuleb minna Jumala ette, ma kiidan, ma annan selle Jumalale, ma seisan vastu, aga sel hetkel sa ei tunne, et sa tahad. Ei lähtu tunnetest. Ei saa lähtuda tunnetest. Tuleb lähtuda Jumala sõnast ja panna domineerima oma vaim, mitte meel. Seega ka hommikul on üks hea asi alustada tegelikult Jumala kiitmisega. Fokuseerida ennast oma vaimule, fokuseerida usu tasandile, vaimu tasandile, hommikul kohe. Esimene asi, see on hea asi. Mitte hakata mõtlema, kui öösel üles ärkad, uni on läinud, et hakata mõtlema muremõtted, kahtluse mõtted, kõik siuksed mõtted tulevad. Et need kõrvale jätta, Jumalat kiita, sest need tulevad hinge tasandilt, need tulevad meie mõistusest, mõtte tasandilt.
kõik see kahtlus, mure. Neist tuleb eemale saada, seista Jumala sõnaga vastu, aga ongi kiita Jumalat. Tegelikult üks hea asi ongi, üks on keeltes kiitmine, aga mida minule meeldib teha, ongi, ma räägin tegelikult välja, Jumal, sa oled mu tervendaja, sa oled mu võimas Jumal, sa oled minu Jumal, sa oled minu Jumal. Oli aeg, kus ma rääkisin, mõtlesin niimoodi, Jumal, sa olid Abrahami Jumal, Iisaki Jumal, sama Jumal, sa oled minu Jumal. See tekitas niisuguse aukartuse tema ees. Mõtlesin, sa olid Taaveti Jumal, sa oled minu Jumal. Sa sama palju tahad head minule, sama palju sa aitad mind. Sa oled minu kõrval, kui mul on raske. Sa oled minu tervendaja, sa oled minu vabastaja. Ja võidmine hakkab voolama. Ta voolab, ta toob rahu, ta toob rõõmu. Sel hetkel see hakkab voolama ja sa koged seda, et Jumal on su lähedal. Tema on su abimees, tema on su võimas tugi. Su tähelepanu ongi fokuseeritud nüüd sellele, kui võimas Jumal on ja kui väike on see probleem. Sest tema toob rahu. Aga meil on vaja kiita Jumalat ja toituda tema sõnast, et hoida ennast vaimu tasandil. Jeesus läks läbi rünnakuperioodi. Tema sees oli Jumala sõna, ta teadis, kuidas vastata. Kui meie toitume Jumala sõnast, paneme enda vaimu Jumala sõna, kui tuleb pitsituse aeg, kui tuleb vastuseisu aeg, kui tuleb raskuste aeg, seda tuleb meile kõigile, siis sel hetkel tuleb välja see, mis me oleme vaimu pannud. Siis tuleb, kui me oleme Jumala sõna piisavalt palju pannud ja praktikasse pannud ja see on osaks meie vaimust saanud, siis see tuleb esile meie seest ja me vastame õigesti. Me vastame rünnakutele õigesti Jumala sõnaga ja need rünnakud ei saa meist võitu. Meie saame võidu, sest meile on see võit antud. Seega mediteerime Jumala sõna üle, paneme selle enda sisse ja see sõna, mida me nüüd elame igapäevaelus, mida me oleme oma sisse pannud, see eraldab meid kõigest valest mõtlemisest, sümptomitest, haigustest, raskustest, kõigest, mis meid vaevab. Ta eraldab ja puhastab meid. Ja sõna läbi ja Jumala kiitmise läbi me hoiame ennast vaimu tasandil ja usu tasandil ja kuradil ei ole mitte mingit šanssi ja me jätame meelde selle, et kurat on võidetud vaenlane. See, et temalt see keha küljest on pea ära rebitud, tal ei ole mitte mingit meelevalda meie üle, vaid meie kasutame. Kui ta tuleb, tahab rünnata, siis meie paneme talle stoppi, Jumala sõnaga ütleme, sul ei ole šanssi, sest minu üle on Jeesuse veri, minu üle on Jeesuse nimi, minu kodu üle on Jeesuse veri, minu lähedaste üle on Jeesuse verekaitse, sest tema nimi on üle iga nime. Ja me kasutame oma meelevalda. Amen.